Kaana, linn, mida kõik tunnevad enamasti vaid ühel põhjusel. Siin ühel pulmapeol toimus Jeesuse esimene ime, kui ta vee veiniks muutis. 2000 aastat hiljem aga me tuleme siia ja kõik on väga radikaalselt muutunud. Tänase Kaana elanikkonnast on umbes 80–90% moslemid ja kristlaste vähemus on siin vaid 10–15%. Jalutades mööda Kaana tänavaid märkab kõikjal turiste püüdvaid poekesi, mille suurim hitt on loomulikult Kaana vein. Selle peale võiks küll muiates öelda, et kas tõesti jätkub 6 savianuma ülejääki veel tänasesse päeva või paljuneb see veel tänagi. Kõige kesksem koht tänases Kaanas on muidugi paik, kus toimus kirjeldatud pulmapidu. Siin on täna kirik, mis on tuntud frantsiskaanide halduses oleva Kaana pulmakirikuna. Nagu ikka, on kirik ehitatud erinevatele hoonetele, mis eksisteerisid siin väga vanadel aegadel. Tänase kiriku on ehitanud katoliiklik frantsiskaani ordu eelmise bütsantsiaegse kiriku peale. See vihjab ainult ühele põhjusele. Siin toimus mingi oluline piiblisündmus, mida inimesed mäletasid ja andsid seda suuliselt edasi, kuni ajani, mil hakati piiblisündmuste kohtadele kirikuid ehitama. Kirik on ehitatud Austria stiilis, 2 kellatorni ja kauni rõduga. Ja auandes ehitajale on ehitusse integreeritud originaalsed vanad sambad, mis lisavad originaalsed feelingud sellest, mis toimus siin 2000 aastat tagasi. Kiriku võlvid on juutlikult kaarjad, mitte kootistiilis teravad, ehk vastavad pigem sünagoogilikule ehitusele kui Euroopa kirikule. Minul igal juhul valmistab rõõmu see, et uue kiriku ehitamisega on leitud erinevad viise, kuidas näidata meile seda, mis oli siin enne, kui see kirik ehitati. Arheoloogid on avastanud selle koha pealt, selle kiriku alt, siis endise sünagoogi, Bütsantsi kiriku ja nüüd selle kiriku, siis, mis meie täna näeme, see on alles ehitatud natuke üle 100 aastat tagasi ja see on katoliik kirik. Kuid kuni tänaseni tullakse siia kirikusse üle maailma abielluma, kuid ka oma abieluvandeid uuendama ja mis võikski olla sellise toimingu jaoks parem koht kui Jeesuse külastatud pulmapeopaik. Ja mul tuleb meelde, et meil on sellel aastal 40. pulma aastapäev. Nii et me lähme kirikusse. Lähme. Kiriku alumiselt korruselt on leitud omamoodi muuseum, kus on välja pandud erinevad esemed, mis on väljakaevamiselt siit siis leitud. Ja üks kõige olulisem ese, mida me siis praegu siin näeme enda taustal, mis on tegelikult suurem, kui me võib-olla ette kujutame piiblit lugedes. Sellepärast me räägime teile kogu aeg, et on tähtis tulla Iisraeli, vaadata ise neid asju. Et see on ikkagi üllatavalt palju suurem, kui see oli ja see anum siis ongi omataoline, mida kasutati tollel ajal piibli aegadel puhastuse ehk siis rituaalse pesemise, mitte lihtsalt pesemise, aga juudid pesid ennast paljuski rituaalselt ja need olid siis 6 sellist anumat rituaalse puhastuse tarbeks ja siin on siis üks omataoline. Need anumed, mida Jeesus kasutas, olid nagu öeldud rituaalse pesemise tarbeks. Antud juhul kasutati neid rituaalse käte pesemise jaoks enne pulmasöömaaega.
Nende mahtuvus oli umbes 80 kuni 120 liitrit. Ja mäletate, kuidas variserid kritiseerisid Jeesust selle eest, et nad ei pesnud käsi enne, kui nad sööma hakkasid. Juudid olid väga innukad rituaalsete puhastuskommete pärast ja mis oli tegelikult hügieeni koha pealt igati tervitatav. Meie oleme nüüd olnud siis selles kirikus, mis on täna katoliiklik pulmakirik, aga siin üle tänava on kohe järgmine kirik ja see on ortodokskirik ehk siis ortodokside pulmakirik. Nii et sellel kirikul on ka oma võistlejad. Ei olegi nii, et oled üksi. Ja siis on veel üks kirik, kuhu me ka lähme, mis on Bartolomeose kirik. Siit me saame väga hea vihje selle kohta, miks Jeesus üldse oli pulma kutsutute seas. Kutse tuli tõenäoliselt Naatanaeli kaudu. No muidugi on ka teisi arvamusi, isegi arvatakse nii, et võib-olla oli pruut keegi Jeesuse lähisugulastest või isegi tema õde. Kuid seda ei saa kuidagi võimalikult kinnitada ega ka ümber lükata. Ja 3. päeval olid pulmad Kaanas Galilea maal ja Jeesuse ema oli seal. Ja ka Jeesus ja tema jüngrid olid kutsutud pulma. Ja kui tuli puudu veinist, ütles Jeesuse ema temale, neil ei ole veini. Jeesus ütles talle, mis on minu asja, naine? Minu aeg ei ole veel tulnud. Tema ema ütles teenijaile, mis tema teile iganes ütleb, seda tehke. Aga seal oli 6 kivist anumat seismas juutide puhastuskombe pärast ja igaühte mahtus 2 või 3 mõõtu. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega ja nemad täitsid need ääretasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd neist ja viige pidukorraldajale ja nemad viisid. Aga kui pidukorraldaja maitses vett, mis oli veiniks saanud, ega teadnud, kus see oli, kuna teenijad, kes vee olid toonud, teadsid, siis kutsus pidukorraldaja peigmehe ja ütles talle, igaüks paneb enne lauale hea veini ja kui juba küllalt joodud lahjema, sina oled hoidnud hea veini siit saadik. Selle esimese tunnustähe tegi Jeesus Kaanas Galilea maal ja ilmutas oma au ja tema jüngrid uskusid temasse. Seda teksti lugedes tõusevad tavaliselt üles kuumad diskussioonid kristlaste seas. Kas Jeesus ikkagi tegi veini? Miks ta tegi veini, kui joomarlus on täna meie maailmas suur probleem? Siit edasi lähevad diskuteerijad 2 leeri. Ühed ütlevad, et Jeesus tegelikult ei teinudki üldse veini, vaid viinamarja mahla. Teised murravad päid edasi, et ikkagi miks ta tegi veini. Olen otsustanud, et ei tee sellest episoodist sarnase diskussiooni platvormi, vaid räägin hoopis suuremast pildist, uurides sügavuti, mis siin Kaanal ikkagi tollel pulmaöösel toimus ja mida see meile täna kõneleb. Kõigepealt aga vaatame kogu piibli sündmust nagu pikas plaanis. Esiteks, piibel algab peale pulmapeoga. Aadam abiellub piibli alguses ja Jumal õnnistab neid esimese inimpaarina. Samuti lõpeb piibel pulmadega, talle pulmadega taevas. 2 markeri vahel on palju erinevaid pulmi ja näiteid abiellumisest. Jumalale meeldib pulm, sest selles on 2 inimese pühendus teineteisele. Ta armastab pühendust, kuid vihkab lahutust, pühenduse murdmist. Jeesus tegi oma esimese ime mitte juhuslikult pulmas, kuigi paistis, et ta ei soovinud siin teha mingit imet. Näis jusku, et ta mässiti sellesse loosse vastu tema enda tahtmist. Kuid abielu on kõige suurem and, mida Jumal inimkonnale üldse on andnud, sest sellest annist sünnib omakorda kõige olulisem, kogu inimkonna jätkumine.
pulma sündmustest räägib meile ainsana evangelist Johannes. Väga märgiline on aga Johannese evangeeliumi ülesehitus. Johannes kõneleb oma esimeses peatükis Jeesuse ajatust jumalikkusest, kes sai lihaks. See peatükk teeb Jeesusest väga suure jumaliku oreooliga isiku, kuid kohe järgmises peatükis leiame Jeesuse peolt, lõbusalt pulmapeolt. Ta ei tegelenud siin haigete parandamisega ega surnute äratamisega, ta oli lihtsalt lõbusal peol. Mitte just väga vaimulik tegevus ja koht lihaks saanud Jumalale, kas pole? Kogu seda lugu lahates leiame alguseks ühe huvitava fakti. Pulmad toimusid 3. päeval. Heebrea keeles on päevad sarnaselt ka eesti keelele numbritest tulenevate nimedega. Ainukese vahega, et heebrea keeles on esimene päev pühapäev. See oli nädala esimene päev, millal ka Jeesus tõusis surnuist. Selle arvestuse kohaselt toimusid pulmad teisipäevasel päeval. Meie peame pulmi ikka nädala lõpus. Miks peeti sellel ajal pulmi nädala sees teisipäeval? Põhjuse selleks leiame esimese Moosese raamatust, kui Jumalal oli käsil maailma loomine. Sealt me loeme nii, et iga kord, kui Jumal lõi midagi, siis ta ütles, see on hea, iga päeva õhtul. Kuid 3. päeva õhtul ta ütles seda 2 korda, see on hea. Sa võid seda ise lugeda esimese Moosese raamatu esimesest peatükist 9-13 salmid. Sellepärast peetigi tolle aja Iisraelis pulmi 3. päeval, sellepärast, et see oli justkui topelt õnnistusega päev. Nii et õnnistus jätkuks nii mehele kui ka naisele. Sellel peol tekkis ootamatu probleem. Neil lõppes vein. Tema ema toob asja kohe Jeesuse kõrvadesse. Aga kas pole see veider probleem? Veider palve, mida Jeesuselt üldse paluda? See pole ju meie arust kriitiline probleem, nagu näiteks mingi tervisehäda. Keegi ei olnud ju suremas. Milline veider palve, millega pöörduda Jeesuse poole. See võiks tunduda meile täna tühisena, kes me loeme seda lugu, kuid sellal ei olnud see tühine abielluvale noorpaarile. Pulmapeod on meie kultuuriruumis tavaliselt ühepäevas sündmus. Nende pidu siin aga kestis kuni 7 päeva. Ja neil ei olnud selliseid pitsilisi kaardiga kutseid ja nimesid taldrikul, kes kus istub, vaid terve kogukond oli osa pulmapeost. Kõik olid rõõmsad ja nautisid pidu, kuid nende kultuuris oleks kõige suurem solvang kogukonnale, kui pulmapeol lõpeks kas toit või jook. Ja need noored oleks alustanud oma kooselu ühe väga häbiväärse mälestusega, mida ilmselt oleks meenutatud kogu nende elu. Teate, au ja häbi oli tolle aja ühiskonnas ja tegelikult on ka praegu siin palju tähtsam kui meie maailmas, kus me elame. Võib-olla meie maailmas oleks mäletatud sellist sündmust ehk nii, et oi, seal pulmapeol sai sült otsa, kuid nende jaoks oli asi naljast kaugel. Minu aeg ei ole veel tulnud, ütles Jeesus oma emale. Jeesus elas oma elu Jumala täpses ajakavas. Ta ütles, ma ei tee midagi, mida ma ei näe isa tegevat. Tal oli ajakava ja sihtgrupp, millele vastavalt ta tegutses. Näiteks sellepärast ütles ta ka Sürofoniikia naisele, mind ei ole läkitatud sinu juurde, sa ei ole minu sihtgrupp. Kuid ometi ei öelnud ta kunagi ära, et aidata inimesi, kellest ta kohtas usku. Kas see kõlab sulle nagu ei vastus? Jah, see oli ei, kuid tema ema lihtsalt ei aktsepteerinud ei vastuseid. Ta hakkas tegutsema, ta ütles teenijatele, tehke ükskõik mida,
mida tema teile ütleb. Nii see oli. Jeesus ütles vahest inimestele mõistuse vastaseid juhiseid. Jeesus ütles, täitke need anumad veega. Veega? Miks veega? Miks oli üldse vaja täita neid veega? Kas Jeesus ei saanud neid otse kohe veiniga täita? Oleks ju päris loogiline. See oli ju ikkagi 600 liitrit vett, mida keegi pidi kusagilt kaugelt ämbritega kaevult tooma. Ei olnud ju kraani, mida sa keerad lahti ja see tuleb. Ma arvan, et see tekitas ka teenijates, kes seda vett nendesse anumatesse tassisid, selliseid küsimusi. Miks me peame seda vett tassima? Mis jama see on? Miks vesi? Aga mis oli väga tähtis selles küsimuses, et nad usaldasid seda, mida Jeesus oli öelnud. Jumal vajab iga ime tegemiseks midagi, mis meil on. Midagi, mida meie saame teha. Kui teenijaid ei oleks seda teinud, siis poleks imet juhtunud. Mida peaksid sina tegema oma ime sündimiseks? Küsi palves, mida tema sulle ütleb. Sinu imeks tegelikult läheb vaja enamat kui diivanil istudes pöialde keerutamist. Tee, liigu, astu, usu. Kasuta seda, mida sinul on. Sellal toimus aga abiellumine hoopis teisiti kui meil täna. Kui noormees leidis endale meeldiva tüdruku, siis ta läks tema isa juurde, maksis pruudihinna ja sõlmis ketuba, see tähendab abielu lepingu. Pärast seda algasid pulmade ettevalmistused, mis kestsid terve aasta, mille vältel noormees ei näinud oma pruuti enne kui alles pulmapeol. See aasta oli ettevalmistuse aeg ka pruudile. Selleks oli vaja valida 10 pruutneitsit, kes tavaliselt olid pruudi lähedasemad sõbrannad. Nad olid sellel ajaperioodil tema jaoks lihtsalt olemas, hoides üleval tema ootust eelolevatest pulmadest. Kas pole see mitte täiesti erinev roll kui tänastel pruutneitsitel, kes vaid aitavad hoida õnnitlejate lilli? Selle aja sees pidi peigmees ehitama oma uuele perekonnale kodu ning valmistama ette pulmapeo ja omama finantse, et kõige selle eest maksta. See oli tohutu varaline vastutus, sest külalisi võis olla sadu, keda oli vaja toita ja joota nädalase perioodi jooksul. Kas ei meenuta teile midagi? Me oleme täna kihlatud oma peigmehele ja me oleme pulmapeo ootel. Mida Jeesus teeb praegusel hetkel, kui me oleme siin? Me loeme Johannese 14. peatükist, ta on läinud meile aset valmistama, et võtta meid elama oma koju, mida ta meile valmistab. Matteuse 25. peatükis me loeme tähendamissõna 10 neitsist, kes läksid peigmehele vastu. Selles näites oli võrdum tolleaegsest pulmakombest, kus mindi pulma esimesel päeval. Ja mindi tooma pruuti peigmehe majja. Peigmees oli kodus ja ootas ja valmistas ennast ette. Tavaliselt kandis ta pidulikku turbanit ja ta oli end valmistanud ja läks koos lähemate sõpradega siis ja perekonna liikmetega sealt oma majast pruudimajja. Peigmehele aga läksid vastu pruudil lähedasemad sõbrannad, pruutneitsid, kelledel olid kaasas põlevad tõrvikud. Võib-olla nägi Jeesus selles samas pulmas seda, kui pruutneitsid läksid peigmehele vastu, kuid peigmees ei tulnud ega tulnud. Võib-olla olid mõned vajalikud ettevalmistused peigmehel tegemata. Võib-olla ei olnud tema riided valmis saanud rätsepa haigestumise tõttu. Eelnevast näeme, et peigmehe õlgadel oli terve selle suure peo vastutus.
see oli tema jaoks justkui eksam. Kui ta saab hakkama pulmapeoga, siis ta saab hakkama ka vastutusega pruudi üle terveks eluks. 5 neitsit aga olid targad ja 5 rumalat. Pruutneitsite erinevus seisnes selles, et nad läksid peigmehele vastu oma tõrvikutega. Need ei olnud sellised klassikalised savist õlilambid, nagu meie seda ette kujutame. Lambid olid mõeldud vaid siseruumides kasutamiseks. Väljas puhuv tuul oleks lambi väikese leegi kohe ära kustutanud. Tõrvikud põlevad aga ainult lühikest aega, sest nende leek on võimsam kui lambil. Seda oli vaja kasta õli sisse korduvalt, et see põleks jätkuvalt edasi. Olukord aga pöördus ootamatusse suunda. Peigmees viibis tulles ja õues jäi järjest pimedamaks. Neitsitel oli vaja kasta oma tõrvikut õlisse, et need jätkaksid põlemist, kuid neil ei olnud kaasas õlinõu. Tarkadel oli, kuid mitte nii palju, et oleks jätkunud nii rumalatele kui endile. Siis targad neitsid tõusid üles unest ja kastsid oma tõrvikud kaasa võetud õlinõusse ja olid valmis edasi minema. Rumalatel tuli minna küla peale aga poodi õlishoppingule, kuid just sel ajal tuli peigmees ja ainult 5 tarka neitsid said temaga pulma kaasa minna. On hämmastav, millist elulist stseeni tolle aja pulmatraditsioonist kasutab Jeesus, et kõneleda tema kui peigmehe ootamatust saabumisest oma pruudile järele. Kuid nüüd tuleme tagasi selle pulmapeo põhiprobleemi juurde. Noormees oli valmistanud terve aasta selleks peoks. Ta oli korjanud raha ja nüüd tuleb välja, et ta ei saa hakkama pulmapeogagi. Miks ikkagi tuli Maarja selle küsimusega Jeesuse juurde? Me eeldame sellest seda, et tegelikult selleks ajaks oli Jeesuse isa Joosep juba surnud. See tähendas, et Jeesuse peal oli terve vastutus oma ema ja perekonna üle. Maarja oli varem sellega harjunud, et kui tal oli probleem, siis ta tuli oma mehe juurde, kes oli nii-öelda katteks tema üle. Mees vastutas, et tal oleks kõik olemas. Nii oli see Jeesuse aja kultuuris. Kas te arvate, et kui Jumala poeg on teie üle katteks, siis teil peaks midagi elus puudu olema? Kas tal ei ole parimat lahendust igale probleemile? Neil lõppes vein. See oli üks järjekordne eluline probleem, mida Jeesus oli siiani lahendanud kodus. Kui neil lõppes leib või tilkus kraan, Jeesus lahendas selle. Kuni selle hetkeni oli ta lahendanud kõik probleemid kui perekonna pea, kui vastutav mees. Kuid nüüd ootas tema ema, et Jeesus saadaks korda midagi, mida ükski perekonna pea ei suuda korda saata. Üleloomuliku varustuse ime. Jeesus ei läinud pulma selleks, et seal imet teha. See ei olnud tema kavas. Ta oli seal selleks, et olla pulmas, et olla rõõmus koos pruutpaariga ja nautida. Jumal vajab midagi, et teha imet. See meenutab meile veidi seda, mida Eelia tegi lesknaise õliga 2 kuningate 4. peatükis. Ta vajas pisut õli ja astjaid. Jeesus vajas astjaid ja vett. Jeesus vajab täna sinu anumat ehk sind. Ta vajab seda, mis sinul on, kas või 5 eurot, mis sul on. Peale maailma loomist ei loo Jumal enam midagi, mitte millestki. Nüüd ta vajab midagi, et sellest teha ime, seda õnnistades ja seda paljundades. Pane tähele, et vee muutumine veiniks toimus märkamatult. Samuti toimus õli paljunemine lesknaise juures ja 5 leiva paljunemine, mida Jeesus õnnistas. Jeesus ei tõstnud veeanumat kuidagi demonstratiivselt ülesse ja ei hüüdnud valjusti pühalikku õnnistust või midagi sarnast.
nii on ka meie elus. Õnnistus toimub märkamatult. Vahel nii märkamatult, et me isegi ei näe seda. Hiljem aga vaatame tagasi ja ütleme, kuidas see kõik võimalik on. Miks oli peokorraldaja imestunud, kui ta maitses veini? Tõenäoliselt oli see parim, mida ta kunagi oma elus oli joonud, sest Jumal teeb alati kõige paremat, kas pole? Kui peokorraldaja kutsus peigmehe, siis kujutame ette selle peigmehe hirmu. Mida pulmavanem talle öelda tahab? Kas ikka ei ole veiniks muutunud? Jeesus, palun proovi veel kord. Muidu tuleb sellest suur probleem. Kui peigmehe suureks rõõmuks oli juhuslikult pulma kutsutud Jeesus, tema tulevikupäästja. Ta pääses häbist ja vastupidi. Kõik rääkisid edaspidi sellest pulmast, kui vapustavalt hea vein oli seal. Mitte, et see pulm oli täielik põrumine, sest vein lõppes keset pulma. Kas pole see pilt meie elust? Meie paneme pidulaule esmalt parimat road, mis on kaunilt karneeritud. Järgmisel päeval, kui keegi veel midagi soovib enne äraminekut süüa, siis paneme lauale selle, mis on kusagile kaussi kokku lükatud. Toidulaua ülejäägid. Siin aga toimub kõik otse vastupidiselt. Jäägid tulevad ennem hõrku roogasid. See Kaana ime oli Jeesuse esimene ime, mida ta avalikult tegi ja tema jüngrid uskusid temasse. Siit algas Jeesuse imede teenistus, millest me loeme läbi kõikide evangeeliumite. Milline teistsugune ime see oli? See ei olnud meie mõttes elu ja surma küsimus, kuid siit näeme, et Jumal hoolib meie elu nii väikestest kui suurtest asjadest ja midagi ei ole liiga väike ega tühine, mida me tema ette ei võiks tuua.